Nii, tere päevast, head laskujutamise sõbrad, ilusat naistepäeva teile, armsad naised, me oleme tagasi. Teie ees on kummituslik Nove Mesto laskesuusa staadion ja maailmakarikaetapp Tšehhis on jätkumas. Me oleme naiste 12,5 kilomeetri ühistardis sõidu ootel. See kõigem individuaalne distants, kus võitja selgub tõesti vaid maailma eliidi osavõtul. Siia sõitu pääsesid siis 25 hetke paremat maailmakarikasarja üldarvestuse alusel ning 5 selle etapi sprindivõistluse paremat ja meil on teile lõuna hakatuseks suurepärane uudis. 9-aastase vaheaja järel osaleb Eesti naissportlane taas ühistardis sõidus. Regina Oja kvalifitseerus siia nii umbes tund ja 45 minutit tagasi maailma eliidi hulka, maailma hetke 30 parema naise hulka. Tere taas kõigile laskesuusatamise sõpradele ja kaunist naistepäeva. Nii et need, kes pole veel oma naistele hommikusööki teinud, siis on võimalus lõuna teha. Ja kui lõunat ei suuda teha, siis õhtusöök on ka veel võimalus. Nii et tõepoolest, pühapäevane päev ja eelviimane ühistardiga sõit sellel hooajal on meid ees ootamas ja esmakordselt siis üle pikkade aastatega meie võistleja kaasa tegemas. Kuidas see ajajoon siis käis? Neljapäeval, kui Regina sõitis välja oma karjääri parima 20. koha, oli selge, et igal juhul saab olema selleks võistluseks esimene varuvõistleja. Ja kuna oli teada, et Mart Olspu-Röiseland ja Svetlana Mironova seda ühistardist sõitu sõitma ei tule, siis jah, igal juhul oli ta nii-öelda esimene varus. Ja selles teadmises oldi täna hommikuni kell 10.45 ehk 2 tundi enne starti tuli ametlik protokoll, kus ka Reginat sees ei olnud, aga 10 minutit hiljem ehk nii umbes tund ja 45 minutit tagasi tuli parandatud variant, kus Regina nimi oli juba sees ja siis läks meie koondisel hirmus kiireks, et oleksime selleks sõiduks valmis, sest Regina polnud isegi mitte staadionil veel. Ja kui ma korra Reginaga hommikul suhtlesin, kui see nimekiri tuli, siis ta ütles ka, et midagi ei ole teha, kahju, et nüüd vaid 0,9 sekundit jäi puudu, et peab korra staadionilt läbi minema ja siis sõitma kähku Prahasse ülejäänud koondisele järgi, kes on õige pea teel juba Kondolahti poole lennukiga. Nii et sellest staadionile sõidust sai siis lõpuks osalemine ühistardis sõidus ja Margus, sa vist olid ka natuke koondisega ühenduses nüüd juba pärast seda uudist. Jaa, mul oli võimalus rääkida siis meie koondise füsioterapeudi Keijo Kitsega, kes ütles, et koondis on Praha poole teel, ehk siis sportlased on Praha lennuväljale teel ja sealt siis tõesti Kondolahtisse, aga kõik ülejäänud, ehk siis peatreener Indrek Tobreluts, hooldetiim Eeri Vahtra, Kaarel Kuusik, Tarvi Kuus ja teise treener Rain Kuresoo ja tema on valmis siis Reginat täna toetama ja kui 6 nii-öelda siis hooldetiimi liiget on raja veeres, siis see on tegelikult väga hea selline tugi on ikka väga tugev Reginal olemas ja ma usun, et ka hooldetiim on suuskadega hästi hakkama saanud. Robert Heldna on ka veel seal, nii et peale võistlust siis kohe, kui võistlus lõpeb, Regina läheb ka Praha lennujaama ja Robert Heldna ise autojuhina viib ta ära ja sealt edasi läheb tema Euroopa meistrivõistlustel Hof-Filsenisse. Nii et selline tugev teenus ja logistika on paigas. Jah, nii et kuigi Kalev Ermits, Regina elukaaslane kindlasti tegi ka Regina hommikul kindlasti ilusa kingi naistepäeva puhul, siis lõpuks suurima kingi tegi ta endale esiteks ise selle neljapäevase 20. kohaga. Ja see naine, kes lõpuks siis starti ei tulnud, oli Ukraina koondise kogenud tegija Olena Pidružna, kes juba eilse teatesõidu järel tõdes, et tal olemine kõige parem ei ole. Aga jah, kuna põhimõtteliselt nii-öelda eelteavitust ei anta sportlastele, kes on nii-öelda varu nimekirjas, siis põhimõtteliselt kõik, kes on varus, või ütleme, kui sa oled esimene või teine varu, siis igal juhul sa jääd seda võimalust ootama, aga enne sa sellest tõesti teada ei saa, kui tund 45 enne starti, kui te näete nüüd seda 2,5 kilomeetrist ringi, mida naised täna läbivad 5 korral. Selge on see, et see sõit lihtne ei saa olema. Juba puhtalt distantsiliselt on ta keeruline sõit. Ei, muidugi, ja kui Regina positsiooni hinnata siin, et väga suur pluss on tänane päev ja ilm, mis Nove Mestos on, see on selle nädala kõige parem ilm, nii et päikest veel Nove Mestos paistnud ei ole, siis täna on see päev, kus päike paistab ja kuna öösel oli siin selgelt -3 kuni -5 kraadi, siis see rada on natuke tugevam, kui ta eelmised päevad on olnud, kuigi nüüd jälle selle päeva 3-4 tunniga juba näha on, et rada on ka pehmemaks läinud. Sõit kindlasti lihtne ei ole ja Regina ikkagi tänu sellele 20. sprindi kohale siin peale saab ja kui vaadata kõiki neid, kellega täna siin võistlema hakkab, siis mulle tundub, et ükskõik, kellest siin jagu saada on juba kõva võit.
Jah, sel hooajal on Regina Oja siis punktidele ennast sõitnud 3 korral, arvestades, et Rene Tsahknaga tuli Pokljukas Kavaris segateate sõidu teine kohta, on see kindlasti Regina jaoks olnud karjääri parim hooaeg. Ja nagu Margus ka ütles, raske on selliseks sõiduks eesmärki seada nii temal endal kui meil, nii et saagu mis saab ja loodame eelkõige, et ta tiirudes lihtsalt laseb ära. Ja kui vaadata seda just laskmise protsenti, siis Reginal on see, lamades on selgelt kõige madalam protsent, tavavusprotsent läbi hooaja, nii et Regina peab täna ennast ületama. Selleks on kõik võimalused muidugi olemas, aga jah, see lamades laskmine on nii ebastabiilne läbi selle hooaja olnud, et tal on ikkagi seal neid 2-3 viisi eksimusi päris mitmel korral sisse tulnud, nii et hoiame pöialt, et just lamades hakkama saaks ja püsti tuleks oma ära teha. Ja siin siis ka Reginat näeme, tema kõrval meie füsioterapeut Keijo Kits ja oligi vist Robert Helme, kes seal oli ka samuti abistamas. Margus, sportlase jaoks saada võistlusest, mis võib-olla on senise karjääri kaalukaim, teada tunde 45 minutit enne starti, et kuidas selleks võistluseks ikkagi kiirreageerimisega valmis olla või arvad sa, et tegelikult Regina nagunii tegi juba eile õhtul, täna hommikul kõik ettevalmistused igaks juhuks selliselt, et ta oleks valmis? Ma olen suht veendunud, et Regina ikka oli valmis selleks, et sinu sees on ikkagi see tunne olemas, et sa oled esimene varu ja 30 on piisavalt suur arv, et keegi ikkagi viimase hetkel nii-öelda siis starti ei lähe, sest hooaeg on praktiliselt siin lõpumeetrite peal ja eks need, ütleme, et jõuvarud on väga paljudel juba seal ääre peal ja neid ära kukkujaid tuleb kindlasti, et ma usun, et Regina oli valmis ja kui sa viimasel hetkel selle stardivõimaluse saad, siis ma arvan, et see on ainult positiivne, sest siin midagi negatiivset ei ole, sportlane peab ikkagi kogu aeg valmis olema ja kui sa oled läbi hooaja igaks võistluseks valmistunud nii mentaalselt kui füüsilise poolega, siis ei ole see ka midagi erilist siin. Jah, jõuame võistlejate rivist rääkida kindlasti veel esimese ringi jooksul, mis pigem tõenäoliselt hirmsaks andmiseks vast veel ei lähe. Aga jah, 9 aastat tagasi viimati Holmenkollenis Eveli Saue esindas Eesti naisi ühistardist sõidust. Eveli kokku osales massstardist sõitudes 12 korda oma eduka karjääri jooksul. Tervitused ka Evelile Elvasse, ilusat naistepäeva sulle ja kokku täna osalemas koguni 17 riiki siis ühistardist sõidust ja üldse viimast korda olid eestlased massstardist sõidust esindatud 2015, kui Roland Lessing siis Kondilahti maailmameistrivõistlustel ka 30 hulka pääsesid. Nagu öeldud, siia sõitu said hetke 25 maailmakarikasarja paremat ja 5 selle etapi sprindivõistluse paremat, kelleks olid siis lõpuks ukrainlanna Valja Semerenko, kanadalanna Emma Lunder, bulgaarlanna Milena Todorova, austerlanna Kristina Riider ja Regina Oja ja lisaks Ojale just Riider sõidab karjääris nüüd esimest korda ühistardist sõitu ja bulgaarlanna Todorova teist järjestikust ja nii-öelda karjääri parima koha mõttes on ka Regina ikkagi nendest 30 naisest kõige madalama kohaga, temal siis karjääri parimaks 20 ja Todoroval näiteks 17, aga kõik ülejäänud on oma karjääris jõudnud vähemalt 8 parema hulka ühe korra karjääris. Ja kui vaadata seda nii-öelda keskmist kohta sportlastele üleüldse selle hooaja peale, siis see ka Reginal kõige kehvem on 54,3, kui järgmisel on 45,7 ja näiteks maailmakarika punktide osas ka Reginal selgelt kõige vähem punkte, et siin praktiliselt 3 sportlasel on vaid alla 100 punkti. Aga 30 naist lähevad nüüd siis juba teele ja loodame, et sellest sõidust tuleb midagi ilusat. Regina Oja numbriga 30 on nüüd siis ka nende naiste hulgas siin selles sõidus teel. Aga põhimõtteliselt kogu maailma eliit on kohal, ainult siis Mart Olspo-Röiseland, kes nüüd juba 2 etappi vahele jättes on maailmakarikasarja üldarvestus endiselt hoidmas 5. kohta, on täna puudu, kuna sai endale juba eelmisel nädalavahetusel kerge haiguse külge ja seepärast ei hakanud ka siia Nove Mestosse üldse tulema. Röiseland tõenäoliselt ei tule ka Kondilahtisse ja lõpetab hooaja kodupubliku ees Holmenkollenis 2 nädala pärast. Aga keskendume siin sõidu eel siis peaasjalikult neile, kellel on veel teoreetiline võimalus püüda sel hooajal maailmakarikasarja üldtiitlit 2,5 kilomeetrisel ringil. Saame vaheajad 900 meetri pealt, 1,6 kilomeetri pealt ja vahetult siis enne esimest lasketiiru. Selge, et kõige tähtsam siin esimesel ringil on nüüd Regina jaoks lihtsalt selles massis liikuda edasi ja püüda esimesse lasketiiru jõuda kenasti koos selle massiga koos.
Ja kuna ta stardikoht on nagunii nii taga lõpus, siis seal tuleb jälgida ainult seda, et kui kellelgi on väga halb päev täna või siis tõesti suuskadega on mööda pandud, et ei libise. Nüüd on näha, et see rada on ikka tegelikult ikka üsna kiirelt soojaks läinud, nii et siin hooldemeeste töö on täna jälle, kas on õnnestunud või mitte, aga Regina teeb praegu õigesti, et näha on, et bulgaarlanna on juba siin vahet sisse jätmas, et seal taga oleks tegelikult väga okei sõita, aga see eelviimane võistleja või tema ees olev võistleja ei või jätta vahet sisse, et kui see juhtub, siis sa pead ikkagi nii palju seda tempot tunnetama, et sa ei jää sinna taha, sest sealt võib väga suur kaotus tulla, sest esimene ots ikkagi, praegu ka on näha, et ega siin väga aeglaselt ei sõideta, et on mindud ikkagi võidu sõitma ja praegu need kahes reas siin Ekov ühelt poolt ja teiselt poolt siis Öberg vedamas, päris hea hooga. Numbri all 1 täna Dorothea Viirer, maailmakarikasarja üldliider, sel hooajal 4 maailmakarika etapivõitu, nende hulgas 2 maailmameistritiitlit, kokku 7 korda pjedestaalil, küll aga see sprint neljapäeval siin täiesti ebaõnnestus, 24. koht, tänavuse hooaja kehvim tulemus, mis küll võetakse hooaja lõppedes punktitabelist maha, lisaks siis veel 1 tänavuse hooaja kehvem sõit, milleks praegu Pokljuka tavadistantsi 23. koht. Mille peale Viireri tänavu ja ütleme ikkagi viimased 2 hooaega oma edu on rajanud, on suusakiirus. Ta teadis, et sellega on vaja tööd teha ja ta on jõudnud tasemele, kus ta kaotab keskmiselt Röiselandile 2,9 sekundit kilomeetri kohta. Aga see ongi tema jaoks piisav, sest tiirus võtab ta selle 10 sekundit Röiselandilt tagasi. Rääkimata siis tabavusest, seejuures laske tabavus on Viireril ka viimase 8 aasta kehvim tegelikult sel hooajal. Ja mis Viireri puhul veel sel aastal hästi positiivne on see, et tihtipeale need, kes maailmakarikasarjas siin juhivad ja teevad head hooaega, siis kuidagi kuskil see tagasilöök tuleb ja üldiselt on see ikkagi ennem tiitlivõistluse, aga Viirer tegi ikka väga korraliku MM-i ja seda enam, et see oli kodu MM, ta suutis ajastada vormi suurepäraselt ja ta ei põlenud seal läbi, vastupidi, 2 kulda ja veel segateate sõidus hõbemedal ka oli igal juhul väga õnnestunud MM. Esimeses vahepunktis Regina Oja 25. Tema selle taga on nüüd Valja Semerenko, Todorova, Kuklina, Hauser ja Krjuko ja kaotas seal siis 11,4 sekundit. Teise numbriga stardib täna maailmakarikasarja teine naine, 24-aastane Hanna Öberi, kes eilse teatesõidu jättis vahele ja sai seeläbi puhata. Paberil on Öberi kaotus sarja üldarvestus praegu Viirerile 85 punkti, aga tegelikult reaalsuses on see 50 punkti, kui me kehvimad sõidud nüüd maha arvutame. Sel hooajal on Öberi 1 7 naisest, kes maailmakarikasarjas võidu teeninud. Eelmise hooaja lõpetas Öberi üldarvestuses 5. on praegu teine ja tegelikult sõidab ta ju alles oma karjääri 93. maailmakarika starti. Ja millega Öberi sel aastal hiilanud on ikkagi suusakiirus. Võrreldes eelmise aastaga kilomeetri kohta 1,2 sekundit parem, 2 aasta tagusega võrdluses juba 2,4. Ja tegu on ikkagi 24-aastase sportlasega alles ja kui ei oleks seal Annes Siis olnud seda väikest haiguslikku tagasilööki, oi, Toorol on suusaga siin midagi. Ei, Toorol siin ei ole, see on Liisa Vitotsi vahetas, huvitav, et ta oli jalast selle suusa ära võtnud, ei paistnud seal kedagi lähedal olevat, kas ta tegi suusavahetuse või midagi oli praegu küll seal viga, et pidi suusa jalast ära võtma. 1,6 kilomeetri peal on Regina 28, 10,5 sekundit kaotust. Siin oli väikene vahe nüüd tekkinud seal paar kohta Reginast eespool, aga loodetavasti sõidetakse see nüüd äkki laskumistega kinni, aga tundub ikkagi, et on see nüüd Innerhofer ehk siis, kes liigub 22. kohal, kelle järel selline väikene õhk on tekkinud. 3. numbriga on stardis alatine rõõmupall Tiril Ekov. Sel hooajal on ta saanud naistest enim võite koguni 6, viimati aga 19. jaanuaril. Paberil kaotab ta Viirerile praegu 4 võistlust enne hooaja lõppu 89 punktiga. Kui me arutame 2 kõige kehvemat sõitu maha, jääb alles 54. Kui me nüüd äkki näeme seda Vitotsi intsidenti siin, keskendume... Seda juhtub väga harva, et lihtsalt klamber tuli lahti. Tõesti, siin võib olla see, et kui ta stardist minema läks, siis ta ei pannud korralikku klambrit kinni. Hea, et see muidugi sinna bussa ei lennanud see suus praegu. Väga palju õnne oli praegu siin Vitotsi, et see suusa ta kätte sai ja jalgaga sai. No seda juhtub, tegijatel juhtub. Ja praegu jõuab ta muidugi nüüd tagasi sellesse seltskonda, kui me oleme esimesse lasketiiru lähenemas. Aga jah, Ekovist korra rääkisime, püsti selgelt ei ole kunagi lasknud nii hästi kui praegu, aga tegelikult ei ole ta ka kunagi päris nii domineerivalt maailmakarikasarjas suusatanud. Vaid Mart Olspuu
Reuselandi keskmine suusakiirus hooaja lõikes on olnud umbes 0,2 sekundit Ekhoffist parem kilomeetri kohta. Ja muide karjääri 12 maailmakarika etapivõiduga on Ekhoff nüüd tegev laskesuusatajatest teine, Mägereisel parimana 27 võitu ja siis kohe Ekhoffi järel on Viirer 11 võidu peal, kui Regina Oja on ka esimesse lasketiiru jõudmas, nii et selline 6 sportlast natukene seda tahapoole on jäänud. Küll aga Reginal nüüd see eelis on, ta saab kohe esimesena laskma minna märgile 30. Ja Regina võtab siis tõesti sealt nii-öelda siis valli äärse raja ja tavaliselt on nii ka, et koondised on lasknud siis oma märkide peale, nii et peaks ka Eesti koondise märk olema 30, nii et ja Tiiru jõuab 29-ndana 12,9 sekundit kaotust. Kuna meile nüüd siia Regina Oja laskmist nii-öelda ei kuvata, kuna kõik sportsed on Tiirus, siis vahendame seda teile koos Margusega ise. Nii, esimene märk tulnud Regina Ojal alla, teine märk all, 3 märki all Reginal. Nüüd tuleb paus sisse, tuleb eksimus. Ja viimast märki nüüd sihib päris pikalt. Tundub, et meil pigem arvutis on asi ja nüüd me ei teagi, palju siin Reginal kas ja kui palju üles jäi. Kui nüüd 2 muidugi üles jäi, siis ikka päris palju. Aga vist pigem jäi 2, jah. Siin vähemalt ühele ringile küll läheb, et tõesti ei saanud aru, aga nulliga laskjad on kokku juba 12, 13, nii et Viirer, Jurlova, Ekhoff, Semerenko, Herman, Fialkova esikuuik on praegu. Jah, 13-0 naiste nüüd Ööberi läheb esimese nii-öelda traffi naisena siit ära 14-ndana 24,6 sekundit kaotus, nii et esiviisik hetkel Viirer, Jurlova, Bercht, Ekhoff, Semerenko, Herman, seejärel Fialkova, Tandrevold, Praisas, Brurson ja Davidova. 24 naist läinud praegu läbi, Riider, Mägereinen ka ühe traffi lasi. Tundub, et ikkagi 2 traffi siit lõpuks Reginale vist üles lamades tiirudes, vähemalt esimeses lamades tiirus jäi, sest nüüd hakkavad need 2 traffiga naised järjest tulema. Innerhofer 25, Häkki 26, Ööberi 27, Seeder 28 ja Oja 29, 59,7 sekundit kaotus, nii et Mari Ööberi Mari Eeteri selja taga läheb täpselt ja Elvira Ööberi on seal ees ning keegi nüüd on läinud veel rohkematele traffiringidele, sest Simon on 3 lasknud, 1.15 kaotab, nii et jah, kahjuks ei näinud seda laskmist täpselt, aga tundus, et Regina lasi 2 viimast mööda, et see tihtipeale on niimoodi, et just kui 3 esimest maha lased, see enesekindlus on juba nii tugev, et sa ei suuda keskenduda nii hästi enam järgmistele laskudele ja lähed natukene võib-olla nii-öelda panema, et julgelt laskma ja sealt need eksimused ka tulevad, et tegelikult tuleb ikkagi iga lask lõpuni tööd teha ja väga korralikult päästa. Vasakult poolt Denise Herman on ka jõudsalt murdmas ennast siia ettepoole, selle 5-sekundilise vahe sõitis ta kiiresti kinni. Tema siis 4. naisena jäänud veel maailmakarikasarja üldvõidu eest heitlema sel aastal 2 maailmakarika etapivõitu Denise Hermanile. Tegelikult lasknud pisut kehvemini isegi kui eelmisel aastal, aga seest viimase 1,5 kuu jooksul juba 2-0, mis tagasid talle ka maailmakarika etapi võidud. Kus muidugi Herman aega kaotab, on tiiru läbimised, aga suusasõidus top 3 sõitja koos Ekhoffi ja Reuselandiga, mõnikord sakslanna peal, siis norralannad ja paberil on Hermani vahe enne tänast sõitu Viireriga 105 punkti, kuid 2 sõitu maha arvestades on see vahe 70 ja meil on siis minna veel 4 individuaalset maailmakarika, 5, kui me arvestame veel juurde ka ühistardis sõidu osas. Ja see rada võib-olla sobiks Hermale natuke paremini, kui siin oleks selged miinuskraadid, siis oleks hästi tugev ja tema selline, ütleme, et võimsust on laskesuusataja seast tal kõige rohkem, kuna tegu ikkagi sprindist tulnud murdmaasuusatajaga, aga jah, kui natuke juba pehmem on, siis kuna ta on raskem sportlane ka, siis suusk tahes-tahtmata vajub ka natuke rohkem sisse, nii et täna tal, tema jaoks kõige sobivam rada ei ole, aga ei ole ka midagi viga. Aga mida tahtsin öelda on see, et 30 võistleja seas siis täna üllatuslikult, et Alvar saame jälle natuke diskussiooni pidada, aga sina ütled, et rootslased on ebaõnnestunud, mina ütlen, et rootslased on tegelikult teinud väga hea hooaja. Naiste puhul ma ei ole midagi öelda. Ma ei ole naiste puhul mitte midagi öelda. Aga medaleid tõesti on vähe ja võib-olla maailmakarika nagu üld top 3 kohti on vähe, aga see näitab ka täna, et need on 4 jälle sõitmas ja see on ainus riik, kes on täna suutnud 4 sportlast siin välja panna, aga jah, ütleme, teravam tipp jääb puudu, aga nad on ikka kogu aeg seal lähedal ohustamas seda esikuuikut.
Regina Oja samal ajal 3,4 kilomeetri peal 29 minut 7 on kaotus, nii et 8 sekundit tulnud selle tõusujupiga kaotust juurde. Rootslastel tõesti sel aastal ju suured muutused toimusid. Esiteks tõid nad endale nii-öelda suure mänedžeri Anders Bystromi, kes oli seal ju Kläbo tiimis murdma peal ja mänedžeri amet on nii-öelda selline järelvaatav amet, kes annab treeneritele nõu ja paneb seda kogu paketti kokku ja nende peatreeneriks on 26-aastane sakslane Johannes Lukas, kui näeme siin ka Muna Brurssonit tulemas, kelle sprint oli küll väga vaevaline ja Johannes Lukas on nii-öelda Wolfgang Pihleri õpipoiss. 5 aastat tagasi tahtis tulla lihtsalt praktikale, õppis kehakultuuri, spordifüsioloogiat Saksamaal, ütles, et äkki ma saan tulla kuskile paariks päevaks kuskile laagrisse, näha, kuidas auväärt treener tööd teeb. Ja siis vaatas Wolfgang Pihler, et päris hea poiss on, et mul oleks sellist abilist vaja küll, kui Jurlova Berg paneb nüüd eurokraavi lõpuks, õnneks päris mitte. Ai jah, siin hea jutt oli sulle, aga hästi juhtub ka, nii et Alvar räägi lõpuni, et kohe jõuavad sportlased taas siis staadionile lasketiiru, aga mis on natuke nagu huvitav see, et see esimene grupp liigub ikka väga tugevasti. Vaatan tagantpoolt, näiteks Hanna Öberg kaotab aega juurde. Jah, tagantpoolt võib-olla siin Mägeräinen sõidab veel kiiremini sellest esimesest grupist ja ega siin nüüd hirmus palju neid kiiremini sõitjaid ei ole. Mari Eder tagant liigub ka hästi. Ja Regina Oja ka tegelikult ikkagi liigub suhteliselt hästi. Kaotab küll aega juurde, aga seda nüüd metsikult nüüd ka ei tule. Minut 12 on 4,1 peal ja tagantpoolt näiteks Simon, kes on ikkagi tugev sõitja, kaotab täpselt sama palju juurde. Aga kui meil korra jäi Johannes Lukasest veel jutt pooleli, siis kui Pihler ta enda juurde kutsus, siis ütles, et tead, et ma sinna Antõõman siiski MK-etapile ei viitsi väga minna see aasta, see on viimane etapp ka, et äkki saad ära käia ja siis muidugi Johannes Lukasel sõitis ka katus ära, mõtlesin, mis asja ma teen nüüd, et ma olen 22-aastaselt koondise peatreener maailmakarika etapil ja nii ta lõpuks sinna jäigi ja Pihler põhimõtteliselt koolitas mehe välja uueks peatreeneriks, nii et Rootsi peatreener on 26-aastane. Patrik Obereger siin, muide eile sirvisin mingi vanu protokoll, vaatasin, et Patrik Obereger on siin isegi Margus Aderiga võistelnud koos ibukarikasarjas Euroopa meistrivõistlustel, kord üks peal, kord teine. No nii, väga head jutud, ma ei oskan midagi öelda head jutud, aga mis selle Lukase kohta öelda ainult see siis, et kui Pihler oli kõva distsipliiniga mees, siis tundub, et Lukas seda veel ei ole, kas see tuleb vanusest või mitte, aga Rootsi koondises ikkagi need tuuled on hoopis teistsugusemad, mis puudutab siis sellist sportlaste distsipliini ja igapäeva korda. Aga oleme teises lavades tiirus. Ekhoff, Viirer, Herman, Semerenko, Tandrevold, Presas ja Fjalko tuleb siis 6,3 sekundilise kaotusega, siis tagumine grupp juba Jurlova Berg 18,9 kaotust. Viirer eksib. Ja maailmakarika üldseisu silmas pidades see eksimus võib päris valus olla. Ekhoff eksinud ei ole. Semerenko 2, Herman 2. Ja Tüül Ekhoff läheb siit nulliga, mis tähendab, et ta saab igal juhul nüüd korraliku edu sisse. Kes tuleb järgmisena? Fjalkoval oli 6,3 sekundit enne tiiru ja Paulina Fjalkova eilne teatesõit ebaõnnestus tuleb siit nulliga. Pitotsi paneb 2. Pitotsil on 2 juba olemas, nii et Braisa läheb ka ringile. Päris palju eksimusi, see tuul on olemas, aga ei ole ta nüüd väga tugev ja Jurlova nulliga. See, kes kukkus, läheb nulliga. Sihikud paika peale kukkumist kukkumine samamoodi. Mägeräisel ka juba 2 üleval, nii et Mägeräinen täna ikkagi suurde mängu siin ei sekku. Öberg saab nüüd siit nulliga minema, seda on tal väga-väga vaja, sest oli jäänud juba siin 40 sekundi peale, kui Viirer läheb 5. Ja Regina on ka samal ajal nüüd tiirus 29. minut 22 on tema kaotus enne tiiru. Siit nüüd tõusta kindlasti natukene annab, aga selleks tuleb lasta üks hea null. Paistis, et kas tegi sihiku seadmes parandusi ka? Jaa, tundub ja pöörab veel sealt üles alla, vasakule paremale samamoodi. Simon on veel tema taga ja tuleb kohe sinna Regina kõrvale. Häki ühele, Eder ühele, Öberg, Elvira ühele, Riideril juba 3 tükki üleval. Nii, ja nüüd siis näeme Reginal 2 märki kenasti tulnud senimaane alla. 3 all ojal. 4. Ai, see viimane, jah. Oleks saanud siit minna, ütleme, 23 hulgas juba minema, aga mingis mõttes meie õnneks nüüd Riider paneb 4, kes kindlustab endale suhteliselt turvaliselt 30. koha selle tiiru järel. Ja Simonil ei ka 1 üles, et Riideril tõesti 4 ringi. 18 naist läinud praegu teise lasketiiru järel läbi. Nulliga senimaani tulnud siis Ekhoff, Fjalkova, Jurlova Berg, Davidova ka nulliga, Brursson, Todorova sealt tagant ja rohkem nulliga naisi ei ole. Aga Ekhoffi edu on nüüd 12 sekundit Fjalkova ees ja 21,1 sekundit Jurlova Bergti ees. 21 naist tulnud läbi, 23 naist tulnud läbi. Mari Eder tuleb nüüd 24. ja nüüd võiks ka kohe tulla Regina siit läbi. 25 Irina Krjuko kaotab minut 44
Ja nüüd tuleb Regina Oja 26. minut 47, Katariina Innerhofer täpselt tema selja taga. Aga nüüd on see kolmandast positsioonist alates Viirer seda vedamas juba on Davidova, Kuklina, Bruusson, Tandrevold, Vreisas ja Öberg on. See on hea kuuvik, kes on võimeline siis võib-olla seda vahet Ekoviga siin natuke väiksemaks sõitma. Igal juhul Ekovil on väga selline mõnus turvaline edu ja kuna ta jaksab sõita ka, siis arvata võib, et neid edusekundeid on võimalus ka tal siin kolmandal ringil juurde sõita. Fjalkovaga oli vahe 12 sekundit tiirust ära minnes ja nüüd on see, tundub, et natukene kasvanud. Nii on ja 12 sekundist on saanud juba 18. Kuidas tuleb nüüd tagantpoolt Viirer? 23,6 oli vahe. Viirer on siin murdnud juba seltskonna ette ennast. 23,6 on see ka nüüd. Ehk siis sama Davidova kaotanud 5 sekundit juurde, Jurlova 5, Kuklina 2. Sellest Kuklina oli eile ka teates, sõitis ikka enda kohta hoopis teisel tasemel, ehk siis väga hästi. No Venemaa koondis on tegelikult ju Oberovi maailmakarikas saadik olnud väga kehvas seisus ja ega see mõõn nüüd nii pikalt ka ei kesta ja MM ka ebaõnnestus. Nüüd on praktiliselt 2 kuud olnud sellist kehvemat aega, et arvata võib, et see märtsikuu kujuneb ka Venemaa koondise jaoks üleüldse paremaks ja sportlaste suusakiirus on paranemas ja loodetavasti kestab ka hooaja lõpuni. Trilekov võitnud sel aastal ühe ühistardissõidu, seda siis NSC-s ja karjääris on tal ühistardissõidu võite ette näidata 2. Aga selge, et tema jaoks ikka kõige keerulisemad momendid seisavad nüüd ees, sest ega lamades on ta karjääris võrdlemisi hästi ikkagi ju kogu aeg ära lasknud. Püsti sel aastal protsent 77 ja Viirer liigub hästi. Väga hästi tuleb ja mis puudutab maailmakarika üldvõidu eest heitlemist, siis Viirer ei saa väga kaugele lasta Ekofi ja praegu teeb hästi ja Öberg ka kaugel ei ole, aga tundub, et Öberg täna ikka väga hästi ei jaksa sõita või ei ole rootslastel siin kõige parem õnnestumine suuskadega olnud, aga natukene kaotavad ikka kogu aeg juurde. 59 peale peaks nüüd ka Regina õige pea jõudma. Minut 47 oli teisest lasketiirust see kaotus. Selge, et see nüüd suureneb, kuna Ekhoff teeb ees hirmsat tempot ja siin naised kaotavad kõik väga palju juurde, kaasa arvatud Eder näiteks tugeva sõitjana tagantpoolt. Isegi Mägeräinen on nüüd 5 sekundit kaotanud juurde ja Krjuko tuleb läbi, kes oli täpselt Regina ees ja Regina tuleb endiselt 27-ndana Krjukost 5 sekundit, nii et 2 sekundit Krjukole andnud juurde selle 900 meetrise lõiguga. Ja 2.04 on Regina kaotus siis hetkel. Aga siin lähevad vahed suuremaks. Fjalkova kaotanud 2,6 sekundit juurde. Viirer võtnud nüüd sekundi tagasi ja Kuklina on ka sõitmas hästi. Seejuures Kuklina oli ju ka haige, isegi toodi siin varuvõistleja venelastel kohale. Mironova lõpuks põllu peale ei saanudki see nädala lõpp, aga Kuklina hoolimata kõigest on ikkagi tegemas väga head nädalavahetust ja sellest kergest tõvest pole põhimõtteliselt olnud juttugi. Ei, kogu Venemaa koondis on naiste poole pealt paremini liikumas ja mõtlen just nende koondise peatreeneri peale ehk naiste koondise peatreeneri Vitali Noritseni peale, keda juba taheti siin peale MM-i lahti lasta, siis saadi aega natuke juurde öelda, et päris asjad ikka nii ei käi, et juhatus otsustab ja juhatus tuleb alles hooaja lõpus Ante Mansinskis kokku, nii et Noritsen, kui nüüd naised ikkagi liiguvad hooaja viimastel etappidel järjest paremini, siis ja siin Viirer võtab lihtsalt ette praegu hetkel Fjalkova ja Kuklina tuleb ikka järgi. Ja tuleb hästi. Kuklina tõesti liigub hoopis teine liikumine. Hei, vene naistel on sõiduvorm tõusuteel ja kui nad täna suudavad siin realiseerida ka, praegu Kuklina ja Jurlova väga hästi grupis. Sest Venemaa koondises ikkagi viimastel aastatel väga hea sõitja on ainsana olnud Mironova, kes on selline mitte harilik Venemaa profiil, kes sõidab pigem paremini kui laseb, ennast sõidab ikka väga palju paremini kui laseb. Ja Tandrevold veab siin Rootsi triot. Aigur raske, siin on näha Öbergil ka ikka päris raskelt tuleb seda tõusu ja see kaotus on seal 35 sekundi peal, nii et Öberg, Bruusson, Persson, 3 rootslast siis hetkel 10 piiri peal. Ja Regina endiselt ka 6,6 kilomeetri vahepunktis on 27, 20 on kaotust Tiril Ekhoffile ja 7 sekundit on ta praegu siis Irina Krjukost. Ja muidugi täiesti taha on ära langenud Kristina Riider. Oma 5 trahviga on ta 3.50 juba kaotamas praegu viimasel kohal. Aga Tiril Ekhoff on püsti tiirudes. Eile lasi väga ilusa nulli teates. No nii, 2 püsti tiiru jäänud sportlastel ja möödalask viib trahviringile. Hoiab natuke relva niimoodi viltu, et
Ja näete ka, miks püsti on raske laasta. Diameeter märgil on 11,5 sentimeetrit, aga see relva toru lihtsalt niimoodi väriseb, aga Eckhoffile see täna praegusel hetkel ei loe. Ja nüüd on Eckhoff juba teinud endale tugeva avalduse selleks, et see etapp täna võita. Ja siin, kes tahab järgi minna, ikka eksida üldse või? Kuklina ei tule siit järgi kohe kindlasti. Viirer tegi pausi ja kohe tuli ka möödalas. Kuklinal on ikka väga halvad lood. Ja Viirer paneb siit lõpuks kahele. Nii, kes nendest maailmakarikasarja naistest nüüd... Öberg nulliga. Mis on väga oluline tema jaoks ja samamoodi nüüd, mida suudab Denise Herman. Kõik tahavad nad punkte võtta välja praegusel hetkel Dorothea Viireri vastu. Ja suurepäraselt siin Preisa ikkagi tuleb mängu tagasi ja Fjalkov on seal kogu aeg olnud. Herman, Preuss, Honis, Tarega. Hermanil nüüd viimane märk jääb siin üles, mis tähendab, et Eckhoff, Preisas, Fjalkova ja Öberi praegusel hetkel esinelik. Nii et Eckhoffil on viimasesse tiiru jõudes kindlasti üks nii-öelda trahv olemas reserviks. Rootslased nüüd tõusid kõvasti ette poole 4, 5, 6 on kohe 3 Rootsi võistlejad, kuna tulid tiiru olid 10, 11, 12. Ja ootame Reginat ka 23, naist on tulnud, Vitotsi tuleb 23-ndana. Oi ja valus on vaadata seda Dorothea Viireri liikumist trahviringidel või liikumist ei olegi vaadata, aga see, kuhu ta on nüüd jällegi langenud. 11-ndana läheb ära siit. Peskond, Kaisa ka nulliga. Ja kaugel nüüd Herman on omakorda Viirerist, ei ole üldse kaugel, 7 sekundit. Nii et Eckhoff, Öberi ja Herman igal juhul peavad täna edestama Viirerit, kui nad tahavad maailmakarikasarja üldarvesse konkurentsis püsida mängus. Ja võimalikult palju ka, et mida rohkem sportlasi mahub, siis nende ja Viireri vahele seda huvitavamaks meil 2 järgmist maailmakarika nädalavahetust lähevad. Kui Regina Oja on tiirus 27. märgil, Krjuko Innerhofer tema ees on juba alustanud ja nüüd siis Regina Oja ka valmis. Oi, kui ilus lask oli viimane siin Eckhoffil, et oleks lamades märk üleval olnud, oleks ka kenasti selle märgi alla toonud. 3 all, nüüd tuleb eksimus. Ai, 2 viimast jälle, viimased märgid täna, kõik viimased märgid. Kui sa selle 4. mööda ära lased, siis tegelikult peaks selle väikse pausi ikkagi tegema, et ei pane seda järgmist kohe otsa, sest seal on väga suur võimalus eksimuseks, kui jätkad sama taktiga laskmist. Kui suure vahe suudab nüüd sisse sõita Tiril Eckhoff? Eelkõige, ma ütleks, Hanna Öberi ees. 32 oli see, Brasasias 24, Fjalkovas 27. Ja ega Eckhoff ise ei ole ka sel aastal suutnud vastuseid anda sellele, miks ta ikkagi nii hea on olnud. Pigem see, et kui sul hakkab hästi minema, sa tunned ennast hästi, sul on see hea emotsioon, siis see kannab sind juba ka järgmistele võistlustele kaasa. Ja ka Eckhoffil, küsimus on ikkagi olnud eelkõige hea küll ka nendes silmaprobleemides, millele otsiti lahendusi, aga peaasjalikult ikkagi psühholoogis. Ja kuna ta ikkagi seda laskmise stabiilsust on nii palju parandanud läbi selle hooaja ja kui sa ikkagi rajal hea oled ja sa näed, et sa saad kindlust laskmistega juurde ja tõepoolest, et täitsa, ta on põhimõtteliselt ikkagi seal vana aastases oli kõik täiesti tipus, siis selliste sportlaste puhul, kes rajal nii tugevad on, siis see kasvab ikkagi niimoodi protsentuaalselt kordades ja see teebki ta hoopis teistsugusemaks ja tugevamaks, kui ta varem oli, kus ikkagi ütleme, et üks võistlus õnnestus, siis kohe 3-4 võistlust ebaõnnestusid, aga täna on ikka vastupidi olnud või sel hooajal on vastupidi olnud, et pigem 3-4 õnnestunud võistlust ja siis on selline üks ebaõnnestunud võistlus olnud. Herman oli põhimõtteliselt sõitnud selle vahe juba kinni Viireriga, mis oli tiirust ära minnes 7 sekundit. Samal Regina Oja 3. lasketiirust tulnud läbi 3-11 kaotust, 28. Julia Simon on nüüd ees ja on seal 26 sekundi kaugusel. Nii et tegelikult sellest 5 trahvist hoolimata on Regina ka sõitnud täiesti sümpaatselt praegusel hetkel ja Regina selja taga on nüüd Elvira Öberi juba 27 sekundi kaugusel ja Kristina Riider on lasketiirus alles praegu laskmas. Aga kes tahab siin vaadata, kuidas tehniliselt sooritust tuleks teha, siis Eckoffi selline suusatehnika väga hea ja ka Preisal on see suurepärane just ülakeha töö, kuidas lükatakse nii kätega kui jalgadega ja jalg nii-öelda suusaga ei peatu tõusul, vaid töötab lõpuni, et kogu aeg ollakse libisemises. Aga see kool, Norras ongi ikkagi niivõrd hea. Meil Kareliga oli võimalus sel aastal Peetostöölenis olla hooaja nii-öelda eelses viimases laagris, novembri esimesed päevad ja Norra suusatreeneriga ajasime seal natuke juttu kohaliku Peatoni klubi treeneriga, kus muide lapsed, kes olid umbes 10 aasta vanused, panid juba Anschützi relvaga ringi ja
näitasid ikkagi liigutusi, et selge mina nagunii kuskil ei saa, aga ikkagi täismehed said seal ka üsna kähku nii-öelda poiste käest tuppa sisse ja ütles ka, et aga meil ongi võimalik siin suusatada põhimõtteliselt oktoobri algusest saadik, kunstlume varu on juba, siis tuleb juba looduslik lumi maha ja see suusahooaeg põhimõtteliselt kestab aprilli lõpuni ja see lõpuks ongi see vahe. See on lõpuks see vahe ja, et praegu ka Soomes ma tean, et ei ole päris palju räägitakse, et miks murdmaasuusatamise tulemused ei ole ka need, mida tahetakse ja miks neid rahvusvahelisel tasandil sportlasi nii ikkagi vähe on, siis üle Soome on praegu ka nagu selline strateegia on see, et igas regioonis oleks võimalik sõita vähemalt 4-5 kuud aasta läbi suuskadel, ehk see tähendab seda tehislumerada, see tähendab seda, et tehislumeraja all peaks olema ka juba külmutusseade ja ka seda näitab selle aasta talve, et ilma selleta praktiliselt ei olegi võimalik suusatada, et kui me võtame Eestis, siis praktiliselt neid lumel olemise tunde ikkagi on niivõrd vähe. Ja ma ei tea, Margus, kas sa paar nädalat tagasi panid tähele, kui Soomes oli päris suur uudis, kuidas keegi anonüümne annetaja, ma ei tea, 500 000 eurot lihtsalt kandis Soome Suusaliidu kontole noorte spordi arendamiseks, mitte tippspordi, aga noorte spordi. See on üllatav, et see... Ja Regina tuleb nüüd siis läbi 8,4 pealt, samal ajal 3,34 on kaotust. Aga täna küll tuleb tunnistada, et rootslaste hooldetiim ei ole kuidagi suusaga õnnestunud, sest seda kaotust tuleb praktiliselt Rootsil siin ühiselt pool minutit selle 3 kilomeetri peale juurde, nii et Öbergil on täna ikka kõva heitlus siin, et seda vahet hoida või võidelda sellise hea positsiooni eest. Tiril Lekhoff on oma karjääris nulli lasknud ainult 6 korral. 19. jaanuarist pole maailmakarika etapi võite tulnud ja tal on varu 1 trahvijagu kindlasti. 1 saaks lubada kindlasti, ja esimene on raske, psühholoogiliselt väga raske lask. Tuleb alla küll vasakul, aga ei ole hullu, ääre peale. Hakkab siin vingerdama. Ja kas pakub Ekhoff teistel võimalust? Ei paku ja võtab siit maailmakarika etapivõidu, mis saab tema karjääris olema 13. sel hooajal 7. Kes võtab teise, kes 3. koha? Justin Braisas, palju on olnud viimastel kuudel probleeme. Äkki tuleb siit? Siin oli õnne siin kuulijagu sees ja kas teine seal all kella 5:30 peal, nüüd kauge. Õlle ei ole õnne siin. Oi, siin oli ja ei olnud, aga 2 ringi on Braisal vaja sõita, Ekhoff ka ringil. Vaatame, kas keegi suudab, Öbergil oleks nulli hirmsalt vaja, sest rajal ta kaotab päris palju juurde. Väga hea tempoga, kiire tempoga, laseb ja anna Öbergil need märgid alla. Kindlalt läheb praegu teiseks, oma 20 edu peaks olema Braisa ees. Alkoval ka 2, Hoinist Aregal ka 2, Jurlova eksib. Siin ikka punast välgub Preuss nulliga. Semerenkol ka 1, Rootsil peale Öbergi siin keegi nulliga ei lähe, nii et 2 naist on läbi läinud ja nüüd Preuss läheb 3. kohe ka, peaks Braisa minema sealt läbi, temal 2 ringi, Kaisa Mägerainen, nüüd tiirus, Braisa tuleb siit. Herman põmmutas siit ka veel 2. Nii et Viirer igal juhul nüüd Hermanit edestab, mis tähendab, et Hermanil läheb maailmakarikasarja üldarvestuses võrdlemisi raskeks. Hea Kaisa nulliga, super. Viirer läheb siis ära 6. aga Ekhoff Öberi saavad siit mingid punktid jällegi tagasi võrdluses Viireriga. Aga mitte palju, sest Viireril on, kuna ta sõidab täna kõvasti, siis tal on võimalus veel 2 kohta siit ka tõusta. Tal oleks vaja kindlasti Honis ja Braisas ära võtta. Mägerainen läheb siis 9. Ema Lunder teeb siit täna väga hea sõidu, nii et need 5, ehk siis näiteks siin Vaila Semerenko sai sisse tänu sprindi tulemusele, Lunder on teinud täna head tööd. Ootame ka Reginat siis viimasse tiiru, kui 25 naist on lasketiiru jõudnud. 13 on läinud juba viimasele ringile. Seal eelkõige heitlus hakkab käima siis 3. koha pärast, kas Braisa suudab Preussi vastu 15 sekundit tagasi sõita ja Viirer on Braisa selja taga 4 sekundit. Aga Ekhoff liigub siin 10,9 kilomeetri vahepunkti. Uhkes üksinduses.
ja Öbergil heitlus siis ka Viireriga käib ühistardi maailmakarika gloobuse eest, kus Viireril on täna 183 punkti ja Ekofil 150 punkti, nii et oma 15 punkti saab tagasi. Oi, kui raske on Rootsil täna. Hanna Öberg tuleb teisena, kaotus oli 19,6 sekundit Ekofi vastu, Preuss selja taga 16 sekundi kaugusel. Simon Kriuko on samal ajal laskmas ja järgmisena peaks siis lasketiiru tulema ka juba Regina Ojagu. 21 naist on lasketiirust läinud läbi. Liisa Vitotsi on siis 21. praegusel hetkel. Ekof on läbi. Nagu ütlesime, vahe oli 19,6 sekundit Öberiga. See on muidugi läinud nüüd natukene suuremaks, aga mitte palju. Ja viimast ringi jaksab praegu. Kui Regina Oja on nüüd ka kohal, 28-ndana hakkab siis laskma, nii et vaatame Regina viimase laskmise ka ära ja kusagil seal tema selja taga on veel Viira Öberi ja Kristina Reider. No ennem oli väga hea seeria tegelikult, kaks viimast natuke võib-olla läks liiga kergelt võtma seda kahte lasku, et nüüd kui ta keskendub, siis peaks need alla küll tulema. Jääb jälle see viimane nüüd natukeseks. Aga tuleb vähemalt alla ja vaatame, kas siit ka mingeid kohti natukene annab praegu tõsta. 25 naist läinud läbi, 26 naist läinud läbi, nii et tõenäoliselt vist mitte. 28-ndana tuli Regina tiiru. Igal juhul siin siis seisud sellised, et Viirer on Honis Tarega neelanud juba ära ja nüüd siis Preisas juba järgmisena. Mägeräinen muidugi sõidab kõvasti, on siin 8 sekundit võtnud Ekofilt tagasi, aga ega see teda enam 7. kohast kõrgemale ei vii. Regina on nüüd 28, ta on 8 sekundi kaugusel Katariina Innerhoferist, nii et tõenäoliselt 28-ndaks see koht ka jääb, sest Elvira Öberi juba võttis endale 2 trahvi praegu viimases tiirus. Ja saame nautida siis see on lihtsalt nii ilus vaadata. Ja just ülakehatöö, et keppidega just selle, ütleme, et sa töötad 60% siin ülakehaga, siis lõpuks lööb inertsi pealt kõik ja ta ikkagi super hästi saab hakkama küll. Ja, vana hea Svikstriak 3.5 kepiga. Preuss võitleb praegu väga vapralt oma 3. koha eest, ei ole siin sekundeid üldse ära andnud, nii et ei Viirer, ei Preisa pole lähemale saanud. Öberi tuleb siit, nüüd on tulnud 6 sekundit juurde. Ja kusagilt peaks nüüd siis tulema ka juba Franziska Preuss. Ja siin on hea võrdlus, et Öberg ei jaksa. Vahe ei ole tegelikult suus, see on 10 sekundit, aga lihtsalt see viimane distantsi lõik ei ole enam selline, kus seda 10 sekundit vist tagasi sõita. Ja nüüd peaks siis juba tulema, aga Preisas ikkagi tuleb ja ei saa Viire siit vastu. Ja Honis Tarega on ka endiselt selle Viireri selle taga olemas. Ja Öberg praegu kaotab kõige enam juurde, need Viirer tuleb ja üritab siin Preisat kätte saada, Preisa jaksab ka sõita, nii et need 3 naist sõidavad siin kolmekesi üsna võrdselt, et me saame veel nende 4.–6. kohani hea heitluse lõpusirgel. Monika Honnis ka sel aastal 2 korda sõitnud ennast 4. ühistardist sõidust, just nimelt Antol siis oli seal 4. kohal. See mees ei ole nüüd ammu jooksusamme teinud. Praegu pidi tegema ja andis siit veel viimased vaheajad Kirill Ekofile. Nii et jah, sellise 1,5 kuu pikkuse pausi järel Kirill Ekov võtab nüüd siis maailmakarika etapi võidu taas. Ja see peaks olema vist 13. Ja, karjääri 13. Ja kui Viireri on 11, siis nendest sportlastest, kes täna rajal on ainult rohkem Kaisa Mägeräinenil. Ja, kellel on 27. Nii et Kirill Ekovi võit karjääris number 13. Aga Hanna Öberi on ka tegelikult teinud väga ilusa töö tänasel päeval. Rootsi võitles siin kõvasti ja ma arvan, et natukene jäi täna ikkagi suusa taha, et rootslastel ikka nii palju Öbergi-sugune sportlane ei saa kaotada Ekofile siin. Praktiliselt pool minutit kaotas 4. ringil. Ja Preuss väga kindlalt ikkagi hoidis ära kõik enda selja taga. No nii, Preisas tuleb sealt, Viirer ja Poolatar kohe selja taga. Ja Preisa on ikkagi lõpuks 4. Hanna Öberile sel hooajal siis 7. pjedestal ja Franziska Preuss võtab sel hooajal oma esimese esikolmiku koha alles, aga seal paistis küll, et Viirer nüüd lõpp oli päris hästi sõitmas, aga ei, siit ikkagi Preisasile vastu ei saa ja Honis Tarega kas nüüd tahab veel murda siit ennast ikkagi Viirerist lõtuga mööda, aga jääb natukene ka puudu, nii et Preisas 4, Viirer 5, Honis Tarega 6, nii et heitlus maailmakarikasarja üldarvestuse tiitli peale läheb põnevaks eelkõige nüüd kolmiku vahel Ekov, Öberi ja Viirer. Ja, Kaisa 7. ja 7. koht täna väärt 4000 eurot. Aga igal juhul Emma Lunder
kõva sõit. Väga hea sõit, Tema Lunder sõidab ennast siin siis 8. sel aastal ka ikkagi eluhooaja teinud ja see on tema karjääri paremuselt teine tulemus sel aastal korraliga 7. ja Valja Semerenko ja on hakanud paremini liikuma siin viimase ka 1,5 kuu jooksul. Kukina sõitis küll täna hirmus kõvasti. 4 eksimusega, nii et tema näiteks kõik need, kes ennem teda finišis on lasknud temast palju paremini. Ja nüüd siis Herman tuleb veel 5 trahviga, on 12. Kus meil Regina liigub, peaks olema endiselt 28, võrdlemisi turvaliselt, nii on. 10,9 peal on Innerhofer tema ees 27, 10 sekundi kaugusel ja selja taga juba minut 4 sekundit tühjust, kui tuleb sealt oma 8 trahviga Elvira Ööberi. Ja Innerhoferile ta juurde pole väga kaotanud, nii et vaatame, mis siin 11,6 peal saab. Innerhofer läks läbi ikka ja ikka 10 sekundit, ikka see 10, jah. Ja viiega täna on raske, et see teine püsti või esimene püsti laskmine, et seal oli võimalus küll lasta see nullike ka ära, aga palju see juurde oleks andnud, see oleks andnud ehk siin kaks kohta, ega väga palju rohkem polekski andnud. Siin on, ütleme, et Mari Eder on 25 ja tema edu juba Regina ees hetkel 44 sekundit. Nii, Vitotsi tuleb siit 19. Tema siis suust kadus ära kohe esimesel kilomeetril ja Marketa Davidova lõpetab koduse etapi 20. No nii Vitotsilt kui Davidovalt oleks oodanud täna ikka rohkem. Eriti arvestades ka seda, et Davidova ainult 4 trahviga, nii et ei olnud täna seda jaksu nii palju, et siin kõvasti sõita. Hints tuleb 21. Siis sealt tagantpoolt Leena Häkki on nüüd lõpusporti tegemas. Ta on seal Todorova kõrval ja Mari Eder ka ikkagi tugeva vabatehnika sprinterina, kas võttis ära, lõpuga ei võtnud. Tundus, et Häkki oli ikka natuke parem, aga Todorova ja Irina Krjuko 25. Nii, nüüd peaks siis järgmised olema juba Simon, siis Innerhofer ja siis ka juba Regina Oja oma karjääri esimesel ühistardis sõidul. Mida Regina on täna hästi teinud, et laskmises kiiruselt 12. ja lasketiirus tegutsemine pluss laskmine kokku on Regina 8. Nii, aga tuleb kõigepealt Simon, siis tema järel juba tugev sõitja Katariina Innerhofer ja seejärel peakski sealt tagant juba tulema karjääri esimeselt ühistardis sõidult tagasi Regina Oja, täna siis 28. Aga ma usun ikkagi, et see kogemus, mille ta tänasest päevast sai, see peaks nüüd väga palju motivatsiooni juurde andma, et sellistes sõitudes meil nüüd enam 5 aasta või 9 aastasi pause ei tekiks, aga nüüd on see vähemalt tehtud. Jah, see on huvitav võrdlus on selle koha pealt, et kui me nüüd poodiumi kohta ootasime 10 aastat, nüüd me ootasime siis ühistardiga sõidu kohta 9 aastat. Ja Ports maailmakarika punkte vähemalt tuleb ka siit selle 28. koha eest vähemalt juurde. Elvira Ööberi õde tegi täna suurepärase etteaste, aga Elvira Ööberi hooaeg on ju ka olnud mingis mõttes fenomenaalne. Muide, seesama Johannes Lukas ongi see vasakpoolne mees, kellest me ennist rääkisime, 26-aastane Rootsi koondise peatreener. Elvira on igal juhul teinud superhooaja, 21-aastane, tegelikult siis juunioride klassi sportlane veel, et võiks EM-ile minna järgmine nädal. Võiks EM-ile minna jah, et korra siin Nove Mesto sprindis 8 ja sel hooajal veel korra 12. 13. kohta ette näidata. Aga jah, Rootsi naistel on selline tõesti pink on ikka sügav ja sealt nagu võtta on kõvasti. Nii on tulemas ka 29. naine sealt või 30. Riider 30. tuleb ka ja siis peaks olema kõik jõudnud ka finišisse, kes täna rajale startisid. Nii et kui meil Riider ja Oja sõitsid täna esimest korda karjääris ühistardis sõitu, siis Riiderist vähemalt Oja sai jagu, nii et seegi väike võit ja Kristina Riider paneb siin siis punkti. Sõiduaeg täna Reginal 29. Denise Hermanile tuli kaotust 2.29 ja Riideril sõiduaeg ka täna kõige kehvem nendest, kes siis starti läksid.
nii et selline nägi meil siis välja ühistardis sõit Nove Mestos, aga me oleme siin ju ikkagi veel ühe stardi ootel, kui mehed asuvad siin juba õige pea starti. Meie ülekanne algab kell 14.35. Tiril Lekhov võitis selle hooaja 7. maailmakarika etapi ja karjääris oli see talle 13. Nii et me oleme meeste sõidu ootel õige pea. Oleme siis juba Eesti Televisiooni ekraanil tagasi Regina Oja 28. karjääri esimesel ühistardist sõidul. Ja kaunist naistepäeva jätku ja kohtume.